Istuge ja nüüd suukesed ilusasti lahti, see lusika täis on sinule ja teine sulle, amps, tublid mõmmikud, no veel üks, nii, see sinule ja see sinule, nii, ai, tublid mõmmikud. Praegu peate sööma nii palju, kui jaksate. Talve tulekuks peavad karukesed olema nii paksud, et karu ema ei ulataks 2 kätpagagi tal ümbert kinni võtta. Ja kasuka alla peab kogunema selline rasvaladu, et aga miks? Ei tea. Sellepärast, et suur see rasvaladu aitab karudel talve und magada. Nii, võtame veel. Mina küll paksuks ei taha minna. Paksuks ei ja magada ma ka ei taha. Mul pole raasugi und. No see on küll täitsa rumal jutt. Kõik karud magavad, ka teie. Nii oli, nii on ja nii jääb. Miks meie peame alati tegema seda, mida me teha ei taha? Jah, ütle miks. Miks? No, sellepärast, et loodus on targem kui meie. Mõmsud, teate, mida need karukesed söövad? Mida? Nemad söövad seemneid, nemad söövad marju, mett, seeni, aga kõike seda ju talvel ei ole. Me jääksime puhta nälga. Võib-olla sureksime äragi. Et seda ei juhtuks, sellepärast ongi karudele antud talveuni ja rasvakene aitab karudel talve külma üle elada. Vot.
mis me seletame, lähme vaatame, mida meil sahvrisse talvevarudeks kogutud on. Oi kui magusad õunad olid seal. Näita, mis sul on siin? Need on õunad ja söömata. No miks te ei kuula oma emme sõna? Enne mängima ei lähe, kui kõik on söödud, mis ma käskesin ja õunad ka. Katsu, mu kõht on nii täis, et rohkem ei mahu. Mis siis saab, kui uni ei tulegi? Osa Eldekene, no küll ta tuleb, kui aeg kätte jõuab. Aga praegu ongi vist natukene vara. Lund pole ka õieti maas. Tähendab, on paras aeg minna hoopis metsa ja vaadata, mida söögipoolist sügis meile pakub. Nii, nüüd teeme nii. Sinule korv ja sinule korv. No võtan endale ka. Teeme nii.
et kui metsa jõuame kõik, mis söödav, mis leiame, sööme koha peal ära. Aga kui ei jaksa, toome koju, sööme siin. Selge? Selge. Selge, läksime. Nii, siit. Metsas saksab karu ott, käest on tühi toidukott. Mette hõilub mesilased, marjad korjab marjulised. Metsas saksab karu ott. Metsas saksab karu ott. Käest on tühi toidukott. Ei saa tühja kõhuga talle minna magama. Metsas saksab karu ott. Metsas saksab karu ott. Käest on tühi toidukott. Mette hõilub mesilased, marjad korjab marjulised. Metsas saksab karu ott. Nii, mõmmikud, hakake otsima seenekesed, kus te olete. Ai, ma näen ühte kukeseent. Nii, selle korjan pärast ära. Kännumamblikesed, oi kui maitsvad seenekesed. Nii, 1, 2, 3 tükki. Mõmmikud, kus te olete? Tulge siia, ma leidsin kännumamplid. Oi, kui maitsvad Mõmmikud, kuhu te jäite? Kus te olete, mõmmikud? Oi, häda. Mõmmikud, te ei ole nii suured, et võiksite suures metsas üksilda olla. Siin on nii palju ohtusid. Mõmmikud! Tasa, ära mõtle kiitsatada. Me ei tohi oma peidukohta reeta. Me võiksime natukene kahekesi metsas ringi vaadata. Päris kahekesi? Ma ei tea. Me pole kunagi kahekesi olnud. Aga see võib päris põnev olla. Seda mõtlen minagi oma karuaruga. Vaata, metsas on keegi. Oi, ta tuleb otse meie poole. Poeme peitu, et ta meid ei märkaks. Alles eile sündisime, ära naudil
siin kükitate? Oled tasa, Hundu, me oleme karuema eest peidus. Selleks on kindlasti mingi mõjuv põhjus. Millega te hakkama saite? Mitte millegagi. Karuema ütleb, et me peame varsti talve unema, aga meie ei taha. Õige, ega te mingit titet pole, et ema teid magama sunnib. Mina ei maganud isegi siis, kui ma titt olin. Mina teen, mida tahan ja magan ka, kui ise tahan. Soovitan teil minust eeskuju võtta ja emme sabast lahti lasta. Me teame, mis on hellus, mis on hool. Meid saatnud armastus on igal pool. On jaastatud õnne läikese, kuid me pole enam väikesed. Las jääda meelega käimata teid, mul karme päevi ja armuteid. Las jääda meelega võimata vood ja meie lauda kõik laulmata lood ja meie lauda kõik laulmata lood. Võite rahulikult põõsa tagant välja tulla, õhk on puhas. Karuema jooksis mulle tee peal vastu ja läks käppadega vehkides hoopis teisele poole. Ei, rahu, oodake, sealt tulevad mingid põngerjad. Nemad peavad ka vist enne talveunne jäämist paksuks sööma. Nalja, nina, marjad ei tee paksuks ja lapsed ei maga talveund. Mida nad siis teevad, kui nad talvel ei maga? Igasuguseid põnevaid asju. Talv on vahva, saab lumesõda pidada, liugu lasta, lumes hullata, lund limpsida, lumelauaga mäest alla kimada ja teha kõike neid asju, mida suvel teha ei saa. Lumememme teevad ka. Miks teil silmad nii suureks läksid? Muidugi te juntsud ju ei tea, mis on talv. Teie põnutate kõik need põnevad sündmused maha. Mul on teist väga kahju. Mida need lapsed seal teevad? Korjavad vist viimaseid pohli. Mängime, et me oleme luurajad. Luurajate töö on luurata. Meie luuramegi lastele lähemale ja vaatame, mida nad marjadega ette võtavad. Ma tulen täna ja tulen homme. Ma tulen siis, kui sajab rahet, sajab lund. Ma toon su kooki ja kohvi homme. Kui oled ärganud või siis, kui magad und. Ma tulen kalava ja külmaga. Ma tulen külla
vesi tiksub tunni järel tund. Ahjus tuli praksub ja õhtuks saab see päev, nagu iga teine looja läheb. Juba langeb lehti, peagi härmas maa, sügis taevas tähti märkan langemaas. Pilgu tõstan taeval ja vaikne salasoov. Nüüd pimedusse lendu läheb, vikerkaarel kõndida kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neid säravaid ma nüüd sulle tahan sünnipäevaks kinkida. Vikerkaarel kõndida kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neid säravaid ma nüüd sulle tahan kinkida. Kui on loojunud päike, naeratab sul kuu. Võid ju olla väike, unistus on suur. Ühel sügispäeval ehk lahti lased käest ja luige tiibul lendu lähed. Vikerkaarel kõndida kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neid säravaid ma nüüd sulle tahan sünnipäevaks kinkida. Vikerkaarel kõndida kui saaks. Pilvelaeval sõita, kui vaid võiksin ma. Õie sulle kingib nüüd ja soovib kõigest väest. Et unistused täide läheks. Mampsikud, Heldekene, tee seal. Mina hüüan, otsin, keegi ei vasta. Mummikut, tulge siia, ma hakkasin ju nutma, arvasin, et te olete kadunud. Hundu, kas sina meelitasid minu mõmpsikut koopast nii kaugele? ei, mina pole midagi teinud. Me trehvasime lihtsalt ja hakkasime luurekat mängima. Elu ei tohi ju mõttetult maha magada. Kas sa saad? Juba lähengi. Mõmpsikud. Hundu pole süüdi, me ise läksime hulkuma. Hundu kutsus meid luurekat mängima ja me luuresime lapsi. Neil oli nii lõbus pidu ja Hundu teadis, et lapsed pidasid sünnipäevapidu. Aga üleüldse, mis päev on sünnipäev? No, nii rasked küsimused. Vaat see on selline päev, kui karu või mõni muu loomake või linnuke või võib-olla ka inimese laps, eks ole, kindlasti inimese laps ka, siia ilma sünnib. Millal minu sünnipäev on? No arvatavasti jaanuar. No aga siis, kui karu ema läheb karukoopasse oma talveund magama, siis temal veel karupoeg ei ole. Ja kui vara kevadel üles ärkab, vaat kus lops ime on tal üks või koguni 2
karumõmmikud kaisus. kas see tähendab, et karudel polegi sünnipäeva? On ikka, no ikka on. Ainult, et me ei tea seda, mis päeval täpselt karupoeg sünnib. Siis me ka ei tea, millal meie saaks oma sünnipäeva pidu pidada. Noh, täpselt päeva tõesti ei tea, aga ega see ei tähenda, et teie pidu pidamata jääks. Kui me nüüd koju läheme, valmistame ühe suure sünnipäevakoogi ja siis me kohe trallime ja me kohe kõrgame. Jah, oot. Ühed numpsikud lapsekesed on seal. Nad vist hakkavad ka kooki meisterdama. Lähme vaatame, piilume. Tuleme siia, vaatame, kuidas see käib. Siia, mamm. Siia. Mis on see valge märg asi, mis mu kasuka peale sajab? Heldekene, lund hakkaski sadama, tähendab, varsti on talv kohal. Kuidas lumi taevasse saab? Ja miks suvel lund ei saja? No miks? Ma ei jaksa kõigile küsimustele vastata. Hakkame kodu poole minema ja asemed on vaja ka valmis sättida ja uni tuleb peale. Ei, mitte veel! Ja.
talvel on nii külm? Miks talvel sajab lund? Mis on talv? Ega mina ka ei tea, mis see talv päriselt on, ma ei ole ju päris õiget talve näinud, külm on jah, mina ju magan kogu aeg talvel. Aga ma olen kuulnud, et talvel on kõik paksu valge lumevaiba all ja see teeb lastele ja ka isegi suurtele inimestele väga palju rõõmu. Ma ei saa aru, mis teeb rõõmu? Hundu ju ütles, et talvel saab lumeseda pidada, lumememme teha, uissutada, kelgutada ja igasuguseid asju teha. Kui sina ei ole näinud, mis on talv ja meie ei tea, mis on talv, kas me ei võiks siis palun natukene hiljem magama minna ja vaadata, mis imeasi see talv on? Palun. Hea küll, minu järel. Lähme, otsime talve ja vaatame.
libe, kui sa kukud, siis on kibe. 3-4 tee on kauge, Kelgumägi pole lauge. 5-6, kes ei karda, see ei kuku üle parda. 6-7 tee on jääs, kui sa kukud, kukk on käes. 7-8 laske minna läbi maja, läbi linna. Megel kuule, võib tulla veel üks laps. Las tulla see, kes julge on ja kraps. Megel kuule, võib tulla veel üks laps. Las tulla see, kes julge on ja kraps. Megel kuule, võib tulla veel üks laps. Las tulla see, kes julge on ja kraps. Megel kuule, võib tulla veel üks laps. Las tulla see, kes julge on ja kraps. Kes julge on ja kraps. hoidke alt, kuulutan teile lumesõja! Mõmmikud, korjake lumepallid kokku, teeme hundule säru. Nii, anna alla, anna alla, anna alla. Annan alla! Ma väsisin kohe ära. Ma puhkan Kuulame natuke. veel, suvel pole pooltki nii lõbus. Noh, ma ei tea. No teeme veel siis midagi. Mõmsud, mulle tuli meelde, et ma nägin ükskord koopa aknast. Kuulake nüüd, ma nägin koopa aknast, kuidas hundu isa lume peal suusatas. Tegi niimoodi, et nagu siuh. Mitte niimoodi, natuke paremini tegi. Ja siis sauh. Ikka siuh ja säuh. Tahate ka nii osavad olla? Tulge siia, proovime koos. Nii, siuh, siuh, siuh. On ju talv täitsa tore. Ärge nüüd suure hooga vastu kuuske põrutage. Siuh, siuh, läbi siia. Vanasti kui kuuske tehti, temale ei tehtud lehti. Lehed olid jälle otsas, olid teiste puude otsas. Lehed olid jälle läbi, okas talle jäi ja käbi. Lehed, kus huviti on lehtes, sügiseti pidu ees. Puust on ikka ihaljas, eas ta ei ole paljas, ta ei oska leppida ja puust endida. Puust on ikka ihaljas, eas ta ei ole paljas, ta ei oska leppida ja puust endida.
vaata, porgandid. Huvitav, huvitav. Porgandid ju ei kasva puu otsas. Keegi on vist need siia pannud. Mammikud, ära puutu. Mina tean, kellele need mõeldud on. Noh, kõigile metsaelanikele. Need on metsaelanikele pandud. Tähendab, see kuusk on väga tähtis puu. Imetleme natuke neid porgandeid. Kas me võime need porgandid ära süüa? Oi, mis hullu juttu sa nüüd räägid, ei tohi. Need porgandikesed on ikka kuusele ehteks pandud, et metsaelanikel oleks ka ikka mõnusad jõulud ja et oleks oma kuusepuu ja et metsaelanikel oleks midagi jõuluõhtul näksida. Mis need jõulud on, emme? No kuidas ma nüüd seletan? No mina ei oskagi seletada. Mis need jõulud on? Jõulusid peab nägema, jõulusid peab ise tundma. Ja mina olen kuulnud, et jõulude ajal juhtub imesid. Missuguseid, seda mina ei tea. Mõmmikud, lähme metsa otsima, äkki leiame mõne ime meie ka. Lähme. Nii.
oi. Mõmmikud, sellist maja ei ole mina siin küll varem näinud. Ma ei näe nii kaugele, mis sinna kirjutatud on. Suveunelala. Suveunila. Ahaa. Ma ei ole sellist maja siin mitte kunagi varem näinud. Oi, see on vist suvel puulehtede taha varju jäänud, ei ole märganudki. Päris vaikne on siin küll, jaa. Vaikne ongi siin küll. Kes need siia tulid? Inimese moodi, näe, tulevad veel seal. Oi, kui palju inimese moodi, aga inimesed nad ju küll ei ole. Mina kahtlustan, need ongi päkapikud. Teie ei tea, kes päkapikud on, aga mina olen üht-teist kuulnud. Nemad hakkavad jõuluajal sehkendama ja jõuludeks ettevalmistusi tegema. Nemad on jõuluvana abilised. Ai, nad käivad piilumas ja siis kannavad jõuluvanale kõik ette, et kes on kinki väärt ja kes ei ole. Päkapikud on nii väikesed. On ummukene, kohe lihtsalt ühe päkapikkused. Nad kõnnivad nii naljakalt. Vaatame, piilume meiega. Piilume ka. Ütle nüüd veel, kas sa tead, kes
Miks elavad nii väiksed mehikesed nii suures majas? Ma ka mõtlesin selle peale ja ma mõtlesin sellise asja välja, et ma arvan, et seal majakeses koos päkapikkudega elab ka jõuluvana. Mõmmikud, mõmmikud, et keegi ei kuuleks. Me vist avastasime koos ühe väga suure saladuse. Tähendab, jõuluvana ei lähegi suveks oma päris koju sinna talvemaale, vaid on endale ostnud meie metsa suvekodu ja suvitab, see tähendab, magab suveund hoopis siin meie metsas. No, arusaadav, praegusel ajal on see igati mõistlik kulude kokkuhoid. Mitte keegi ei tohi teada, mis maja see on. Mitte keegi ei tohi teada, kus jõuluvana ja päkapikud elavad. Meie suu on kinni. Klõps. Me ei ole mitte midagi näinud, selge? Nii. Selge. Kuigi
sammugi ma ei astuda. kuulnud, mis sa ütlesid. Võta mind sülle, palun, ma ei jaksa enam sammugi astuda. võta mind kukile, ma olen nii väsinud. Lõpuks ometi olete, tule siia. Lõpuks ometi olete väsinud. Hüppa siia. Ongi aeg. No hüppa. Läheb pimedaks ka juba. Viimane aeg koju minna ja asemed valmis teha. Ja juba. Oot. Mõmmikud, kus teie korvikesed on? Siin, aga need on täiesti tühjad. Marjad läksid mul täiesti meelest ära. Õnneks on meil kodus õunu. Õhtul matsutame neid. Ei ole, ma peitsin need ära, et sa meid sööma ei sunniks. Karuemme, kas tohib? Ma panen need õunad siia kuuse alla. Need on Hundule ja teistele sõpradele, kes talveund ei maga kingituseks. No see on küll hirmus tore, et sa oma sõprade peale ka mõtled. Väga tore. Aga nüüd on küll aeg koju minna. Nii. Ammukene. Nii, oot. Ikka paremini, et oleks mugavam magada. Nüüd te nägite, mis toimub metsas, kui karud magavad. Võib-olla näete ka talveund. Näete isegi jõulupuud ja väga pikke ja hundukest, kes leiab kuuse alt õunakesed ja mõmsud. Nüüd emme laulab teile ka ühe mõnusa unelaulu ja siis kohtume rõõmsalt kevadel. Nii. Mõmm, laulab karujõmm. Mõmm, laulab karujõmm. Memm läks metsa maasikale, taat läks metsa vaarikale, kes küll laulaks magama nüüd jää. Mõmm,
laulab karujõmm. Summ, 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 summ. Maga, summ. Magad juba või? kodurahu, päevatööd. õhtul pimedal